et mehe testosterooni taset saab mõõta selle järgi, et kas tal on see sõrm on pikem kui see sõrm. Et kui see on pikem, siis on tal kehas nagu testosterooni nii-öelda. Ei ole. Aga see on mingisugune müüt siis? Ei ole. Kõige selgemad, millega testosteroon seotud on su kehaehitus. Rasvaprotsent. Mitte päris üks-ühena, aga väga lähedane seos. Mida kõrgem on rasvaprotsent, seda madalam testosterooni tase. Ongi nii, jah. Aga kui me läheme nüüd täitsa sinna äärmustesse ja vaatame neid kulturiste, kus on see rasvaprotsent nagu hästi-hästi väike. No kas kulturistidel on, kulturistidel jah, kes lähevad, seda ma räägingi, et nendel on kõrge testosteroon. Ja paneme siis sinna niisugune mehes 110 kilogrammi ja 180 pikk, eks ole, siis temal on testosterooni tase keskelt läbi 2 korda madalam. Kuidas üldse testosterooni taset mõõta, et kas vereproov on niisugune ainuke lahendus või ma lähengi peegli ette ja vaatan umbes üle ennast ja siis ennustan enam-vähem? Kui sul on seksuaalhuvi korras, peegli ees oled ka, näed ilus välja, siis ei ole häda. Aga esiteks testosterooni mõõtmine on natukene suurem triki, kui meil praegu seda tehakse, et meil mõõdetakse testosterooni. Tegelikult ei ole testosteroon üldse oluline. Oluline on see, et mida koed kätte saavad. Nii et meil on tegelikult vaja mõõta hoopis kudedele kätte saadavat testosterooni. Nii et, ja teiseks on meil teine hormoon LH, mis näitab meile, kas organism tunneb defitsiiti sellest testosteroonist või mitte. See on palju komplekssem kui ainult testosterooni mõõtmine. Kas selle kohta on ka mingisuguseid uuringuid tehtud, et kuidas see testosterooni tase siis mõjutab näiteks eesnäärme tervist? Eesnäärme tervisega väga head uuringuid ei ole, eks ole, et üldtervisega ma võin isegi öelda, et isegi olen ühes maailma parimate grupis, eks ole, sellel eesnäärme või selle testosterooni uuringutega Euroopa meeste vananемisuuringus, kus me siis üle Euroopa 8 keskuses vaatasime kokku siis, mis ta siis on, umbes 3600 meest vanuses siis 40–80 ja vaatasime tervise seoseid. Eesnääre jäi see natukene välja, eks ole, sest me ei mõõtnud eesnäärme suurus selles uuringus. See oli niigi tohutu mahuka ja meie eesnäärme lihtsalt ei jõudnud selleks nõudnud lisainvesteeringuid ja raskesti standardiseerida. Selle jätsime välja. Eesti esu.